Metsas sündis Jänku ning kartis kõike. Praksatab kuskil oksake, tõuseb lind lendu, variseb puult lumekamakas, Jänkul langeb süda saapas äärde. Kartis Jänku ühe päeva, kartis 2, kartis nädala, kartis aasta, siis aga oli ta suureks kasvanud ja äkki tüdines kartmast. Mitte kedagi ma ei karda, hüüdis ta üle terve metsa. Näe, ei karda sugugi ja asi tahe. Kogunesid vanad jänesed, jooksid kokku väikesed jänesepojad. Kõik kuulavad, kuidas hoopleb jänes, pikk kõrv, kõõrsilm, nudiseba. Kuulavad ega usu omaenda kõrvu. Pole veel nähtud, et jänes kedagi ei karda. Kuule, sina kõõrsilm, kas sa isegi hunti ei karda? Ka hunti ei karda, ega rebast, ega karu. Kedagi ei karda. See kõlas juba koguni veidralt. Itsitasid noored jänesepojad, kattes mokki esimeste käpakestega. Hakkasid naerma head, eedekesed jäneseemad, muigasid isegi vanad jäneseisad, kes olid rebase käppade vahel olnud ja hundi hambaid tunda saanud. On aga kentsakas jänes, kui kentsakas, ja kõigil oli äkki lõbus. Hakati kukerpallitama, hüppama, kepslema, üksteist taga ajama, justkui oleksid kõik arustera. Noh, mis siin pikalt rääkida, karjus hoopis vahvaks muutunud jänes. Kui kohtan hunti, siis söön ma ta ise ära. Kui naljakas jänes, kui rumal ta on. Kõik näevad, et naljakas ja rumal ning kõik naeravad. Käratsedes hakkasid jänesed rääkima hundist, aga hunt ongi siinsamas. Hunt oli lonkinud ja luusinud oma hunditoimetustel ning nälga tundes parajasti mõtelnud. Tore oleks jänes suupisteks ära süüa. Kui kuulis, et kuskil üsna lähedal jänesed kisavad ja teda hallivatimeest meelde tuletavad. Seda maid seisatas ta, nuusutas õhku ja hakkas ligi hiilima. Hunt tuli mänguhoogu sattunud jänestele üsna lähedale. Kuulis, kuidas nad tema üle naeravad. Kõige rohkem aga hooples jänes, kõõrsilm, pikk kõrv, nudiseba. Noh, oota vennas, sinu ma just ära sööngi, mõtles hall hunt ja hakkas uurima, missugune jänes oma vahvusega hoopleb. Jänesed aga ei näe midagi ja lõbutsevad hullemini kui enne. Lõppes nii, et hoopleja jänes hüppas kännu otsa, istus tagumistele käppadele ja hakkas rääkima. Kuulge, teie argpüksid, kuulake ja vaadake minu poole. Ma näitan teile kohe ühe vembu. Ma. Siis jäi hooplejal keel kurku kinni. Jänes nägi hunti, kes teda silmitses. Teised ei näinud, tema aga nägi ega julgenud hingatagi. Edasi juhtus hoopis ebatavaline lugu. Hoopleja jänes hüppas kõrgele õhku nagu kummipall ja kukkus hirmu pärast otse hundi laiale otsmikule. Veeres superpalli üle hundi selja, tegi õhus veel ühe ringi ja andis siis jalgadele säärast tuld, et näis, nagu oleks ta valmis oma nahast välja hüppama. Kaua jooksis õnnetu jänes, jooksis kuni jõud otsas. Talle tundus kogu aeg, et hunt on tal kannul ja võib ta iga hetk oma lõugude vahele haarata. Viimaks nõrkes ta vaesike täiesti, pigistas silmad kinni ja vajus oimetuna põõsa alla maha. Hunt aga jooksis samal ajal teisele poole, kui jänes talle peale kukkus. Näis talle, et keegi teda tulistas ja hunt põgenes. Kas metsas vähe teisi jäneseid leidub ja see oli ju mingi hull. Tükk aega ei suutnud teised jänesed toibuda, kes oli põgenenud põõsasse, kes peitnud end kännu taha, kes pugenud auku. Viimaks tüdinesid kõik peitmisest ja tragimad neist hakkasid tasapisi ringi vaatama. Aga osavalt hirmutas meie jänes hunti, otsustasid kõik. Kui teda poleks olnud, siis ei oleks me eluga pääsenud. Aga kus ta siis ise on, see meie kartmatu jänes? Hakati otsima. Käidi kõik kohad läbi, kuid vahvat jänest polnud kusagil. Kas viimaks mõni teine hunt teda ära pole söönud? Lõpuks ometi leiti ta üles, lamas põõsa all augus ja oli hirmu pärast vaevalt elus. Tubli poiss, kõõrsilm, hüüdsid kõik jänesed nagu ühest suust. Näe, kus ikka kõõrsilm, osavalt hirmutasid sa vana hunti.
aitäh, vennas, ja meie arvasime, et sa hoopled. Vahva jänes sai kohe julgust. Ronis oma august välja, raputas end, pilutas silmi ja lausus. Aga mis teie mõtlete? Ah, teie argpüksid. Sellest päevast peale hakkas vahva jänes ise ka uskuma, et ta tõesti kedagi ei karda.